Ilusat talvepäeva sulle ja päikeselist päeva eriti. Minul vähemalt siin paistab päike. Nagu te näete, siin on mul päikesemärgid peal. Aga jah, ilusat päikeselist talvepäeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina, nagu ikka, olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime täiskuust. Nimelt, täna öösel ehk siis pühapäeval 1. veebruari 2026 öösel vastu esmaspäeva kell 00:09 ehk siis 9 minutit pärast südaööd, mis kuulub juba tegelikult ametlikult esmaspäeva alla ehk siis 2. veebruari alla, on täiskuu oma maksimumis. Ja täna me räägimegi selle kuu energiast täpsemalt, et mis see endast kujutab. Nimelt selle veebruari täiskuu märksõnadeks on vaimne kasv, ehk siis praegu on väga võimas aeg vaimseks ärkamiseks ja see aeg soodustab ka eneseanalüüsi ja enesetervendamist. Selle teiseks märksõnaks on võib nimetada energialaks, kui nii võib öelda, ehk siis see täiskuu toob sellise väga tugeva energiapuhangu, mis sul aitab teatud ülesandeid täita või uusi projekte alustada. Kolmandaks märksõnaks võiks olla ühendus loodusega ehk meile tuletatakse meelde meie sidet maaga ja universumiga. Neljandaks märksõnaks on selle täiskuu ajal emotsionaalne tasakaal. Veebruari täiskuu aitab meil kõigil oma emotsioone töödelda ja vabastada ennast negatiivsusest. Ja selle täiskuu ajal on ka erinevad rituaalid, enesetervendamised väga olulised. Et me räägime sellest natukene hiljem, millised rituaalid siis on hea teada. Ja see on aeg siis nii-öelda enese eest hoolitsemiseks, et tagada enda sees sisemine rahu. Ja loomulikult manifesteerimisjõud täiskuu ajal on väga suurepärane aeg, kui luua enda kavatsused ja nii-öelda luua endale see või tuua endale see aeg manifesteerimiseks. Ja mis teeb siis 2026. aasta veebruari täiskuu eriliseks? Igal täiskuul on tegelikult oma energia, nagu te olete märganud, et see ei ole seotud otseselt isegi täiskuu endaga, vaid see on seotud perioodidega. Ja see 2026. aasta veebruari täiskuu paistab silma mitmel põhjusel. Esiteks, meil põhja pool ju see langeb kokku talveperioodiga ja see annab sellise nagu ka müstilisema iseloomu, sest talveööd on, nagu me teame, tumedamad ja seetõttu, kui sa vaatad praegu täiskuu ajal taevasse, kui see kuu paistab, meil õnneks on mitu ööd olnud, kus täiskuu paistab, siis ta tundub eredam ja maagilisem, sest ka lumi on maas. Seda täiskuud nimetatakse ka lumekuuks sel aastal ja ma usun, et see energia on selline, et te olete tõenäoliselt tundnud ennast siiamaani natukene hajevil olevat või ülekoormatuna ja praegu on siis tõesti see ideaalne aeg luua oma ellu teatud kord. Keskenduda detailidele ja hoolitseda nii oma keha kui ka vaimu eest. Ja miks peaks see tähtis olema sulle? Sest 2026. aasta veebruari täiskuu toimib peeglina. See peegeldab sinu sisemaailma ja ta näitab sulle neid valdkondi, kus sa pead arenema. Näiteks, kui sa oled oma tervise hooletusse jätnud, siis võib see täiskuu sind inspireerida paremini toituma või hakata hoopis trennis käima või suurendada näiteks oma jalutuskäikude arvu kuus või nädalas. Ja seni, kui sa oled neid vältinud, vabandust, ma võtan korraks telefoni vastu. Nii, tagasi video juurde. Ehk siis kuu energia on loomulikult kõige tugevam täiskuu päeval, ehk siis tegelikult see jääb nagu esmaspäeva päevale.
kuid selle mõju kestab, nagu ma olen öelnud, 72 tundi pärast ja 48 tundi enne ja 72 tundi pärast seda. Ja sel ajal võid sa märgata siis emotsioonide teravnemist, eredamaid unenägusid ja tähtis on, et sa pööraks siis tähelepanu nendele märkidele, et sest need on universumi sõnumid, mis juhatavad sind tasakaalu ja harmoonia poole. Ja kuidas see täiskuu siis mõjutab sinu emotsioone? See on, ehk siis tavaliselt on ju teada tunda, et teada-tuntud asi, et täiskuu ajal on emotsioonid eriti laes ja ega 2026. aasta veebruar ei ole siis erand. Sa võid tunda ennast kuidagi eriti tundliku või rahutuna, sest me võime märgata oma suhetes sellist keerulisemat aega ja see toob eriti üles need asjad, mis on veel lahendamata, ükskõik kas sõprade või perega või tööalaselt. Ehk siis selle täiskuu energia soodustab ausust ja suhtlemist. Ja ehk siis see on tegelikult väga hea aeg pidada neid keerulisi vestlusi, mis sa oled siiani vältinud. Kuid pea meeles, lähene nendele lahkelt ja ilma eriliste emotsioonideta, sest eesmärk on tervenemine, mitte konflikti loomine. Ja kusjuures mõnede inimeste jaoks võib täiskuu tuua siis kaasa selliseid nostalgialaineid. Sa võid mõelda näiteks mingitele mineviku kogemustele või vanadele mälestustele ja need mõtted ei ole juhuslikud, sest need mõtted on selleks, et sa mõistaksid praeguse hetke mina ehk siis iseennast. Ja kui midagi pidevalt meelde tuleb sulle, mingi mõte hakkab sind pommitama, siis küsi endalt, et kas on mõni õppetund seoses sellega, mida sa pead õppima või äkki sa pead kellelegi või millelegi andestama. Samas täiskuu võib tuua ka sellist rõõmsat energiat, elevust. Sa võid tunda inspiratsiooni, proovida midagi uut või taas ühenduda mingi uue asjaga või hoopis taas ühenduda oma vana hobiga. Ehk siis mis iganes sa tunned sel ajal, usalda oma seda sisetunnet. Ja kui mõni idee tundub õige, siis tee seda kindlasti. Lihtsalt ole ettevaatlik ja ära tee asju üle, sest täiskuu, nagu ma ütlesin, võib erinevaid energiaid siis üles tuua. Ja sel ajal on siis soovitav teha erinevaid rituaale, et võtta sellest ajast maksimum. Näiteks kõige lihtsam asi, astu täiskuu öösel või õhtul, kui see täiskuu juba väljas on, astu õue. Ehk siis tee kuuvanni, kui nii võib öelda. Astu õue, pane ennast soojalt riidesse ja lase kuuvalgusel oma nahka puudutada. Kui sa oled riides, siis loomulikult nägu või käsi, kui temperatuur kannatab käsi väljas hoida. Ja tunne, kuidas selle rahustav energia sinust üle käib ja sind nagu peseb sellega. Sel ajal teiseks variandiks on peapäevikut. Kirjuta üles oma mõtted ja tunded ja ka unenäod ja küsi endalt, mida sa soovid vabastada või ligi tõmmata ja sinu sisemine sa tead, see vastus, mis esimesena pähe tuleb, see on see õige. Siis kindlasti kasuta seda aega, et laadida oma kristalle. Aseta kristallid kuuvalguse alla, näiteks aknalauale, et neid puhastada ja laadida. Neljandaks variandiks mediteeri. Istu vaikselt ja visualiseeri, kuidas kuuvalgus täidab sind rahu ja selgusega. Ja viiendaks, võib-olla kõige rohkem soovitav on osale kaugseansil, täiskuu seleniteraapia kaugseansil, mis mul on igal täiskuul selleks, et neid energiat transformeerida ja muuta enda sees. Enda sees selleks, et tõsta oma sagedust, vabaneda vanast ja nii edasi. Ja nii nagu ikka saad minus kaugteraapia, täiskuu seleniteraapia kaugseansi vastu võtta ajavahemikus 48 tundi enne igat täiskuud kuni 72 tunnini peale täiskuud sulle sobival ajal ja kohas. Ja seekord siis on see täiskuu seanss avatud kõigile, kes soovivad seda vastu võtta reede ööl vastu laupäeva kell 00.09 ehk siis peale südaööd 9 minutit kuni
neljapäeva ehk siis kolmapäeva öösel vastu neljapäeva kell 00:09. Nagu ütlesin, sulle sobival ajal ja kohas ja see aitab sul selle ajaga ja selle ajastuga, mis meil praegu käimas on, palju paremini toime tulla ja nii-öelda oma energiaid tõsta ja hoida. Ehk siis need tegevused on väga lihtsad, kuid väga võimsad ja need aitavad sul luua ühenduse kuu energiaga ja puudutada selle maagiat. Ja loomulikult küsid, et kes ei ole veel osalenud, et selles täiskuu seansil osalemiseks juhised täpsed leiad minu kodulehelt www.kaialisa.com/kaugseansid ehk siis täiskuu seleniditeraapia täiskuu seanss. Ja see olekski võib-olla kõik selleks korraks, nii et taas soovin sulle ilusat päeva jätku, kasuta seda aega emotsionaalseks tervenemiseks, oma sageduse tõstmiseks, sest selle aasta veebruari täiskuu on üks võimsamaid kingitusi emotsionaalsete haavade ravimiseks ja see täiskuu seanss toetab just seda. Nii saad vabaneda erinevatest nii-öelda kurbusest, valust, vihast, mis iganes sa oled senini endaga kaasas kandnud, ükskõik milliseid raskeid emotsioone, sest nüüd on aeg need vabaks lasta, sest meil sellel aastal on ees ootamas imeline aeg ja võta sellest maksimum. Ilusat päeva sulle ja kohtumiseni taas Valguse kanal.